ja, ja kõik on tuttavad inimesed, ei pea ennast tutvustama. et tänase Zoomi teemaks on siis see valgusveeaparaat, David Schmidti uusim tehnoloogia ja on olnud, nüüd mul on juba segamini, kaks kindlasti, äkki kolm, David Schmidti webinari, kus siis on olnud sama teema ja ilmselt need webinarid siis jätkuvad, kuna jätkuvad ka kliinilised uuringud. Osad on valmis, osad on tehtud ja, ja osad on siis veel tegemisel. Aga kuna seda infot on vahepeal täitsa hulga kogunenud, siis mõtlesin, et jagan teiega. Ja, ja kõigepealt siis jah, seda, et veemasin, kui meie nägime eelmisel sügisel veel prototüüpi, siis nüüd on olemas ka täitsa päris masin ja Ameerikas peaks olema masin saadaval siis juba selle aasta juulist, Euroopas ja Aasias siis järgmise aasta keskpaigas. Teada on ka masina ligikaudne hind, milleks on siis umbes 5000 Ameerika dollarit. Samamoodi on siis David Schmidt öelnud, et tuleb ka järelmaksu võimalus, osamaksetega tasumise võimalus siis. Aga jah, eks siis see info täpsemalt, kui aeg nii kaugel on. Ja ma loen siis kõigepealt ette kaks sellist ametlikumat materjali ja siis loen oma märkmeid, mida ma olen David Schmidti webinaridest teinud. Nii. Ja nimetame seda siis valgusveeks ja masinal on ka nimi, masina nimi on X. Vot ja nüüd on tore koht. Kas ta on nüüd X20 või on ta X2O? Mulle tundub, et see on pigem O, aga vahet ei ole. Eks siis saab kunagi teada. Mikrofoni kinni. Nii, täiustatud filtreerimine siis. Uus veemasin X, nimetame siis 2O-ks teda, kasutab kaheastmelist filtreerimissüsteemi, mis siis eemaldab veest tõhusalt kõikvõimalikud saasteained nagu raskemetallid, mikroplasti. Ainuüksi see, et see masin eemaldab kehast, tähendab, ja ütlesin välja ka kehast. David Schmidt mainis ka ühes videos seda, nimelt tema tütar töötab ka Lifewave'is ja just selles veemasina ka töötavas tiimis ja mainis ta siis jah seda, et näitavad katsed ka seda, et selle uue valgusvee tarbimine eemaldab ka kehast mikroplasti ja seda, et meie kõigi kehas seda mikroplasti on. See on ilmselge, me oleme kõik ju joonud plastpudelitest, söönud plastnõudest, tarvitanud mingisuguseid tooteid. Mikroplasti on absoluutselt igal pool. Nii et ja loomulikult siis ka veest.
ja lisaks siis kahjulikud ühendid PFO-d ja PFOA-d, tagades siis puhta ja ohutu joogivee. Pärast filtreerimist rikastatakse siis vett molekulaarse vesinikuga, mis on tuntud oma antioksüdantsete omaduste poolest ja aitab siis kaasa parema tervise ja üldise heaolu parandamisele. nii et lisaks siis sellele esimesele, nagu on siis öeldud, et on kahefiltriline süsteem. esimene siis vee puhastamiseks mõeldud. pärast räägin ka sellest natukene, millist vett masinasse võib panna. Ja siis toimub vee vesinikuga rikastamine. Kolmas etapp, mida see masin teeb, siis on valguse infusioonitehnoloogia. X2O kasutab siis patenteeritud tehnoloogiat, et rikastada vett kindlate valgussagedustega. see protsess parandab vee võimet toetada erinevaid kehafunktsioone, sealhulgas kollageeni tootmist, hormoonide regulatsiooni, luude tervist, parandab energiataset ja toetab immuunsüsteemi toimimist. nii et tegemist ei ole siis mitte millegiga, tähendab seda veemasinat, mis siis LifeWave'il on, ei ole võimalik võrrelda mitte ühegi veemasinaga, mis on hetkel turul saadaval, sest lisaks siis jah, vee puhastamisele ja vesinikuga rikastamisele, struktureerimisele toimub ka siis vee valgusinfusioon, mis on siis David Schmidti leiutatud tehnoloogia ehk siis vee olekut molekulaarsel tasandil muudetakse. ja millised on siis LifeWave'i veemasina eelised teiste veepuhastusseadmete eest? Molekulaarse geomeetria muutmine. Erinevalt tavalistest veeseadmetest, mis keskenduvad pindpidevusele või vesiniku infusioonile, muudab X2O veemolekulide põhigeomeetriat. see muudatus parandab vee võimet tungida rakumembraanidesse, suurendada raku signaalülekannet ja tõhustada ainevahetuslikku energiat. Parandatud raku interaktsioon, muutes vee ja valguse ning energia vastastikmõju, pakub X2O mitmekülgsemaid ja tõhusamaid tervisega seotud eeliseid raku tasandil võrreldes traditsiooniliste struktureeritud või vesinikvee seadmetega. nii et nagu kõik LifeWave'i tooted, valguskleepsud, nii ka see valgusvesi kutsub esile muutusi raku tasandil. ja veel üks asi, mida David Schmidt kogu aeg rõhutab, on siis see, et vaatamata sellele veemasina tulekule on ja jäävad ka tulevikus LifeWave'i põhitoodeteks ikkagi valguskleepsud ja LifeWave'i lipulaevaks jätkuvalt ja endiselt X39. veetehnoloogia toetab ja parandab siis valguskleepsude toimet. aga jah, kleepsud ei kao kuskile ja see tehnoloogia ei kao kuskile.
nii, mis on siis veel olulist selle valgusvee aparaadi suhtes? Äh, terviklik filtreerimine eemaldab siis jah, raskemetallid, mikroplasti ja nii-öelda siis igavesed kemikaalid, PFO-d ja PFOA-d, rikastab vett molekulaarse vesinikuga, äh, parandades siis vee antioksüdantseid omadusi. Ja muudest toimetest sai räägitud, et paraneb kollageeni tootmine, luude tervis, tõuseb energiatase, immuunsüsteemi töö. nii et tegemist on siis jah, tipptehnoloogilise investeeringuga. masin on korralik terasest, raske, suur ja põhimõtteliselt siis eluaegne. nii, ja teine materjal on siis selline. miks on siis Lifewave'i veemasin eriline? Lifewave'i uus veemasin toodab siis vett, mis ei ole lihtsalt veel üks järgmine struktureeritud või vesinikuga rikastatud vesi. see läheb sügavamale, muutes vesiniku ja hapniku vahelise sideme nurki. tavaliselt on siis see nurk 104,5 kraadi. ja, ja see on siis oluline selleks, et võimaldada äh, veel tõhusamalt salvestada energiat, võimendada energiat ja seda energiat siis kehas vabastada. see molekulaarne muutus parandab vee koostoimet rakkudega, optimeerides rakkude niisutust ning parandades rakkude taastumist ja uuenemist. erinevalt struktureeritud või vesinikveest, mis peamiselt mõjutavad pindpidevust või lisavad vesiniku antioksüdatiivsete eeliste saavutamiseks, muudab Lifewave'i veemasin molekuli geomeetriat. see võimaldab veel tõhusamalt tungida siis rakumembraanidesse, parandada rakusignaale, suurendada ainevahetuslikku energiat. tugevdatud energiadünaamika võimaldab rakkudel kiiremini taastuda, tõhusamalt puhastuda ja ka rakkude vananemisprotsessi siis ümber pöörata. miks see on oluline? rakkude uuenemine, parema niisutuse ja energiate edastamisega saavad rakud kiiremini taastuda, väheneb siis põletik rakkudes ja kiireneb rakkude paranemine. rakkudel on pikem eluiga, raku tõhususe ja kommunikatsiooni parandamise kaudu valgusvesi aeglustab siis rakkude vananemist. energiatõhusus, ainulaadne struktuur võimaldab rakkudel energiat tõhusalt kasutada, parandades siis üldist rakkude elujõudu ja vastupidavust. võrdlus siis struktureeritud ja vesinikveega. struktureeritud vesi parandab molekulaarset joondumist parema imendumise jaoks, kuid ei muuda sidemenurki ega energia dünaamikat põhimõttelisel tasemel. vesinikvesi lisab molekulaarset vesinikku, mis toimib antioksüdandina, kuid Lifewave'i veemasin muudab põhimõtteliselt seda, kuidas vesi suhtleb valguse ja energiaga, muutes selle mitmekülgsemaks ja tõhusamaks tervise tööriistaks raku tasandil.
ja millised on siis selle vee tarbimise kasulikud mõjud? Kroonilised põletikud, äh, parandades niisutust ja rakkude taastumist, vähenevad siis põletikulised reaktsioonid, vananemisega seotud seisundid, tõhustatud, tähendab, kui rakud on siis, töötavad tõhusamalt, aeglustub see rakkude, aeglustub rakkude vananemisprotsess ja kiireneb kudede taastumine. Väsimus paranenud energia salvestamise ja edastamise kaudu aitab siis vesi kroonilise väsimuse korral, suurendab siis üldiselt energiataset ja elujõudu. Nahaprobleemid, kiirem raku taastumine aitab siis naha paranemisel ja noorenemisel. Ainevahetushäired, raku ainevahetuse optimeerimise abil võib siis reguleerida veresuhkrutaset ja toetada kogu ainevahetussüsteemi. Lisaks, kuna vesi tugevdab puhastusprotsesse kehas, võib siis toetuda, võib siis toetada eh, mis see siin on? Eh, eh, ja toetab siis toksiinide eemaldamist ja oksüdatiivse stressi vähendamist kehas, parandab, kiirendab siis üldist taastumist ja, ja selline raku tasandil mõju siis tõesti toetab mitmesuguste erinevate tervisemurede korral. nii, mis on siis mul siin veel üles märgitud? Ja, et nii lihtne see ongi, et tulevikus vesi ja hapnik ravivadki inimesi ja loodetavasti ühel ilusal päeval on need veemasinad tervisekeskustes. Ma loodan, et haiglad ei ole siis enam olemas. Vesi, mis on siis hapnikuga rikastatud, toetab ka tüvirakke. Valgusvesi jõuab kehas tõesti raku tasandile, raku sisse, läbistades siis rakumembraani. Siis vajalike aminohapete tase kehas tõuseb, juues valgusvett. Ja mainis siis David Schmidt ka seda, et kui mõned inimesed kasutades valguskleepse justkui midagi ei tunne või ei märka ja midagi ei toimu, siis enamikel juhtudel on põhjuseks veepuudus kehas. Ja eriti oluline on see, kui piisav vee tarbimine, kvaliteetse vee tarbimine siis, kui kasutatakse valuplaastreid, et veepuudus ei võimalda neil töötada. Nii, siis ja lihtsalt üks huvitav fakt glutatiooni kohta, et glutatioon nii leidub meie pisarates, nii et glutatioon teatavasti kaitseb meie silmi ja kuulmist samuti. nii, nii ja
käimas on siis seitsmes teadusuuring ja, ja neid siis tuleb veel, neid pidevalt siis need kliinilised uuringud käivad. Ja siis üks oluline valgusvee omadustest on see, et inimesed reageerivad ülikiirelt ja kui neid uuringuid on tehtud, siis ja see reaktsiooni aeg on tõesti vaid sekundites. 15 sekundit oli vist kõige pikem aeg ja teine oluline asi, mis on nendest uuringutest välja tulnud, et 100% kõik katsetes osalenud inimesed, tegemist on siis erinevas vanuses, erinevast soost inimestega, kõik on reageerinud, kõikide kehas on seda valgusvett juues toimunud muudatused. Kiireneb siis jah, ainevahetus, paraneb kollageeni tootmine kehas, aitab siis valgusvesi elektrolüüte kehas liigutada, siis kui keegi on kuulnud Biowell nimelisest aparaadist, siis seda kasutatakse, see on siis üks mõõteriistvahend, mida nendes kliinilistes uuringutes kasutatakse ja Biowelliga siis saab mõõta muutusi inimese auras, energiaväljas, tšakrates, parandab siis valgusvesi elektrivoogu kogu kehas, suurenevad siis suureneb siis keha bioelektriline väli, paraneb energiavoog, eriti ajus. Samamoodi siis alaneb vererõhk ja seda valgusvett siis soovitatakse juua esimese asjana hommikul tühja kõhu peale, koheselt ärgates. Ja kuna üks toimetest on energiataseme tõus, siis ja David Schmidti soovitus on mitte tarbida seda vett peale kella 3 pärastlõunat. Et tema isiklik kogemus oli siis jah selline, et pärastlõunal seda vett juues ei, ei saanud ta magada. Nii et vesi on mõeldud siis hommikul tarbimiseks tühja kõhu peale. Sellest vee tarbimisest, sellest räägin natukene kohe veel. Vee joomise efekt kehas kestab siis 3 kuni 5 tundi. Ja üldiselt on siis jah, vesi mõeldud koheseks tarvitamiseks. Veemasinasse läheb 2 liitrit vett. Kohe räägin ka, mis vett sinna võib panna. Ja nagu ma siis jah ütlesin, vesi on siis 45 minutit on siis see nii-öelda masina töötsükkel ja aeg, mis siis läheb selle vee valmistamiseks. Ja kui on siis soov seda vett säilitada, selle vee omadused säilivad umbes 5 tundi, siis säilitada tuleb kindlasti klaasnõus ja kindlasti pimedas, et valgusvett ei tohi hoida valguse käes. Aga üldiselt jah, säilitamine ei ole eesmärk, säilitamine on, on koheselt, vesi on siis mõeldud jah, koheselt tarbimiseks. Siis jah, kui on olemas need segud, hommiku ja õhtu segu, siis neid on soovitav selles vees lahustada ja koos selle veega siis tarvitada, aga
tähenda seda, et veel ei oleks kasulikke omadusi ilma nende pulbriteta. Siis ja veemasina hooldusest. Filtrite vahetamise sagedus on siis kord aastas. Mm, siis täpselt samamoodi nagu valguskleepsude kasutamisega. Peavad olema ettevaatlikud inimesed, kes on haiged, kellel on mitmesuguseid terviseprobleeme. Ja võib-olla siis jah, tekib seesama soov nagu mõnedel valguskleepsude kasutajatel, et tahaks kohe ja kiiresti ja palju ja kõike. Siis sama loogika kehtib, ei ole see, et mida rohkem, seda parem või mida rohkem vett juua, seda kiiremini inimene terveks saab. Kõik katsed on tehtud selliselt, et inimesed tarvitavad vaid klaasi valgusvett päevas ja selliselt on see vesi ka tarvitamiseks mõeldud, ehk siis see ei ole mõeldud selliseks joogiveeks, mida siis juua terve päev siis juua mingit muud vett, et valgusvett siis jah, klaas päevas. Ja miks siis haiged ja põdurad peavad olema ettevaatlikud? Sama põhjus nagu valguskleepsudel, kehas võib käivituda väga aktiivne puhastus, mis ei pruugi siis kõige meeldivam olla. Nii et seda siis meeles pidada. Siis veel rääkisime sellest, et valgusveeaparaat, masin eemaldab siis veest mikroplasti ja igasuguseid muid kahjulikke elemente, raskmetalle, mürke, toksiine, ravimijääke. Aga mida see masin ei eemalda, on fluoriid. Ja miks? Põhjus on siis see, et fluoriidi molekul on imepisike ja läbib imelihtsalt siis enamikke filtreid. Ja kui nüüd oleks olnud soov, et see veemasin ka fluoriidi veest eemaldaks, siis oleks pidanud olema veel üks lisafilter, mis oleks kindlasti selle veemasina hinda veelgi tõstnud. Nii et selline oli siis David Schmidti valik. Ja vesi siis jah, viib valguse sinu kehasse ühelt poolt ja teiselt poolt siis avab, aktiveerib sinu keha rakkudes oleva valguse. Tähendab jah, valgusega rikastatud vesi on siis valgusvesi. Veemasin X2O infuseerib, rikastab siis vett 6 erineva valguse lainepikkusega, valgussagedusega. Ja millised on siis inimeste kogemused, need, kes seda vett on siis joonud, on siis see, et inimesed märkavad energiataseme tõusu, samas sellist mõnusat lõõgastunud olekut, stressi alanemist, paranevad kognitiivsed võimed, mentaalne selgus, siis kui on inimesel valud, siis valude vähenemine, et David Schmidt rääkis ühest mehest, ühest koostööpartnerist, kes tuli siis Lifewave'i kontorisse. Ma ei mäleta, tegemist oli siis Lifewave'i drooniprojektiga. Ja mees siis kurtis, et tal on tõsine artriit,
kätes, käed tohutult valutavad ja asi on nii hull, et ilmselt siis, et noh, tulebki töötamisest loobuda, sest jah, ei lase valud normaalselt elada. Ja David Schmidt siis andis sellele mehele juua valgusvett ja 2-3 minuti pärast krooniline valu, mis oli vaevanud seda meest pikemat aega, kadus. Nii, siis valgusvesi aitab vähendada keharasva, toetab aju, südame, neerude, maksa, sapipõie, pankrease ja teiste organite tööd. Parandab kehas hapnikutaset, mis on siis hästi oluline just sportlastele, hapniku jõudmist rakkudeni, parandab, kiirendab ainevahetust ja rakud hakkavad siis käituma nagu nooremad rakud, aktiivsemalt ja kõrgema energiatasemega. Vähendab siis bioloogilist vanust, aitab kasvatada lihaseid, suurendab, toetab rakkude paljunemist, tõstab siis kehas sellise ühendi nagu NAD taset. NAD on siis molekul, mis mängib võtmerolli inimese vananemises, parandab verevarustust, rakud on elujõulisemad, tõstab rakusisese energia ATP taset ja peatab vananemise. Ja valgus on siis kehas peamine kontrollimehhanism, kõik protsessid, mis kehas toimuvad, on valguse poolt kontrollitud. Masinasse ei tohi panna aluselist vett. Seda siis meeles pidada. Vesi ei, valgusvesi ei ole aluseline, seega ta ei mõjuta keha pH taset. Siis, kui vesi on väga kõva kaltsiumirikas, nagu ta Põhja-Eestis on näiteks, siis ka sellist vett ei soovitata panna masinasse, lihtsalt masina eluaeg lüheneb, filtrid siis ummistuvad kiiremini, et pigem võiks siis kasutada allikavett, pudelivett, kui on kare kraanivesi. Ja vesi siis jah, nagu on korduvalt mainitud, tungib siis läbi rakumembraani raku sisse. Siis oli ühel webinaril küsimus, et kas seda valgusvett võib kasutada ka nii-öelda välispidiselt naha, naha puhastamiseks. Ja David Schmidt viskas siis õhku mõtte, et võib-olla tulevikus on Lifewave'il olemas ka naha hooldustoodete sari, mis on siis selle valgusvee baasil. Just. jah, ja see on siis kõik. Need olid need märkmed,
mida ma siis olen teinud ja need materjalid, mis, mis on kättesaadavad olnud. Ilmselt ma arvan, et need igakuised, igakuised valgusvee kliiniliste uuringute tulemusi kajastavad webinarid jätkuvad. Ma väga soovitan neid kuulata. David Schmidt seletab väga lihtsalt ja arusaadavalt neid kliinilisi uuringuid, erinevalt siis sellest teadlasest, kes neid uuringuid läbi viib, et tema jutust oli minusugusele inimesele äärmiselt keeruline, kui mitte öelda, et võimatu aru saada, aga David Schmidt suudab väga lihtsalt ja inimkeeli kõike seletada. Mm, siis võib-olla Karita näitab korraks selle veemasina pilti, et need, kes on LV grupis, on seda pilti ilmselt näinud. Aga, ja kuskil ma olen näinud ka selle masina valget versiooni. Aga see prototüüp, mida meie nägime, oli must. Ei näe mitte midagi. Ei, nüüd ilmus pilt. Nii et jah, ei tea tulevikus, kas siis on olemas nii must kui valge, aga must on ta siis kindlasti ja ta ei ole siis jah plastikust, ta on terasest, nii et ta kaalub päris palju ja ta on ka üpris suur. Et ta ei ole siis jah, selline masin, mis nagu kangenaparaat, mida siis veekraani külge ühendatakse, et ta on täitsa eraldiseisev aparaat, seisab kuskil laua peal siis või kapi peal ja vesi siis pannakse masinasse. Vot. Kas on kellelgi äkki midagi küsida? Tundub, et ei ole. Aga siis on nii. Ma ei tea, Karita, kas sa seda David Schmidti webinaride gruppi haldad veel, kas need valgusvee webinarid on sinna postitatud? ei ole, ma panen täna, täiendan ära need asjad kõik. Ja siis äkki pane LV gruppi ka uuesti, et kes ei ole kuulanud, saab siis järgi kuulata soovi korral. Mhm. Selge, aga suur aitäh teile. Ja kui on midagi uut, midagi jagada, siis alati kõik oluline värske info on LV grupis ja kui on põhjust läbi Zoomi midagi jagada, siis kindlasti teen seda. nii et aitäh teile ja kõigile ilusat õhtu jätku ja mul on imeilus uus vasest joogipudel ja selles mõttes päris, et tihtipeale on need vasespudelid ainult väljast vasest ja seest on siis terasest või mingist muust metallist. aga see pudel on üleni vasest, nii seest kui väljast. vot nii et seniks, kuni saab valgusvett, joon siis mina pasevett. Aga ja aitäh ja toredate taaskohtumisteni, ilusat õhtut kõigile, nägemist.